Tere! Mul on hea meel, et tulid uudistama, kuidas sina ise saad olla oma enda vundament, luues enda jaoks parima energia ja särades täies hiilguses, puhaste ja selgete mõtetega, edumeelselt ja eesmärke kerguse ja nautimisega täites. Kas sa oled märganud, et ühel päeval tundub kõik võimalik? Ideed jooksevad, tunne on hea, kõik kulgeb kerguses. Teine päev, aga on juba hommikust peale täielik piin. Voodist välja tulla ei jaksa, ei taha ka. Ja iga asi võtab nii kaua aega, igasugu asju juhtub ja tuleb vahele, mitte miski ei õnnestu plaanipäraselt. Kas sa oled nii tundnud? Mina olen küll. Ja tead mis? Seda kõike saab ise muuta. Ja väga lihtsal viisil. Enne kui ma sulle räägin, mis on suurimad mõjutajad, tahan ma rääkida sulle ka meie mõtetest. Kas sa tead, et mõttele järgneb päris vägev ahel? Kõigepealt tekib meil mõte. Seejärel tekib sellest mõttest tunne. Ja nüüd sõltuvalt sellest tundest, mis meile tekkis, sa kas hakkad tegutsema või mitte. Kui sinu tunne on hea, siis sa lähed edasi tegudesse. Sa viid oma plaani ellu. Ja kui sinu tunne ei ole sind edasi viiv, ta ei ole toetav, pigem tekib kahtlusi või hakkab sind isegi võib-olla see mõte saboteerima, siis tulevad esile hirmud, piiravad uskumused ja sa ei asu tegutsema. Tõsiasi on aga see, et oma tegudega lood sa harjumusi, mis kordub, see saab meile omaseks ja muutub harjumuseks. Harjumustega ma arvan, et sa juba tead, et sa kujundad nendega oma elu. Niisiis ahel on. Mõttest saab tunne, tundest saab tegu, tegudega lood harjumused ja harjumustega sa kujundad oma elu. Millist elu on täna sinu mõtted sulle loomas? Millist elu sa tahaksid elada? Kõik saab alguse mõttest. Ja mõte ise sõltub sellest, mis seisus on sinu vundament. Läbi vundamendi on võimalik toetada end sellisel määral, et sinu mõtted on sind toetavad, positiivsed, julgustavad ja edasi viivad. Kui meie tass on täis, siis tundub kõik palju parem. Kõik tundub võimalik. Tunne on õnnelikum, rõõmsam, meil on ilusad mõtted, me näeme ilu. Me tunneme, et meie plaanid on teostatavad ja me tahame neid ellu viia. Ja me päriselt viimegi nad ellu. Sinu mõtted sõltuvad sinu energiast, sinu füüsilistest ja emotsionaalsetest vajadustest. Vundament on elu osa, täiesti loomulik elu osa. Ja see on ka selles suurim võlu. See ei võta sul tegelikult tükki küljest. Iga vundamendi osa mängib rolli meie enesetundes ja määrab selle, kas me hakkame tegutsema või mitte. Kas me usume endasse või mitte. Kas me vastame või me reageerime. Kuidas me otsuseid teeme? Kas me läheme emotsioonidega kaasa või suudame hoida positiivset neutraalsust ja jääda lahenduskeskseks? See kõik sõltub sellest, kas sinu tass on täis või ei ole. Kas sinul on energiat? Kas sa oled piisavalt maganud ja puhanud? Mida sa sööd? Kui palju sa liigud? Kui palju sa oled värskes õhus? Kas hingad pinnapealselt või sügavalt? Kas sa kosutad oma keha puhta veega? Kas sotsialiseerud? Kas tunned end hoituna ja turvaliselt? On sul kuskil võimalik oma tundeid ja mõtteid ka päriselt välja öelda ja jagada, ilma et sa saaksid kohe mingisugust tagasisidet nõu, et sa saaksid lihtsalt filtreerida ennast? Võib-olla sa pakud seda kõike endale ise. Iga vundamendi osa mõjutab meid märkimisväärselt. Kui sinu vundament on tugev, siis oled sa positiivsem, energilisem. Ja nagu ma ütlesin, sa näed siis kõiki neid võimalusi ja lahendusi, mis tegelikult kogu aeg on sinu ümber olemas. Sinus on siis ka jõud ja energia ja sära
et oma ideed ja need võimalused ja lahendused, mida sa enda ümber näed, ka päriselt ellu viia. Vaatame lähemalt ja kaardistame, mis seisus on sinu vundament täna. See aitab sul märgata, mis vajab täna sinu tähelepanu ja seetõttu palun ma sul olla hindamisel aus. Hinda mitte sellest aspektist, et minu ellu ei olegi seda vaja, seda on kogu aeg nii olnud ja nii on minu jaoks okei, vaid hinda sellest aspektist, et kui palju seda vundamendi osa minu elus täna päriselt on. Ja sa ei pea vaatama ainult tänast päeva, sest vahel võib olla üks väga hea päev või lihtsalt üks väga halb päev. Vaata näiteks nädala lõikes. Hinda 1–10 punkti skaalal iga vundamendi osa eraldi, kui palju seda sinu elus täna päriselt on. Võta paber ja pliiats ja sellel ajal, kui ma sulle neid tutvustan, pane kirja oma hinnang skaalal 1–10. Eriti äge, minule meeldib seda ülesannet kusjuures teha rattana. Sa võid teha sellise ilusa ratta ja siis jagada selle ilusasti 8. Aga võtame nad siis ühekaupa ette. Esiteks, uni. Kui rahul oled sa täna oma unega? Kas sa uinud kergelt? Mida sa teed enne uinumist? Mis su peas toimub enne uinumist? Millal sa uinud? Mida sa teed enne und voodis olles? Kas sa saad terve öö rahulikult ja jutti magada? Milline on sinu ärkamine? Kas ärkad kergelt või raskelt? Ja milline on sinu hommikune tuju? Oled sa kunagi mõelnud, et järgmine päev algab juba eelmisest õhtust? Teiseks, toitumine. Kui rahul oled sa täna oma toitumisega? Millised tunded tekitab sinust toit, mida sa tarbid? Kas kerguse või raskuse? Kas oled teadlik toituja, tunnetuslik toituja või emotsionaalne sööja? Või haarad hoopiski lihtsalt selle, mis sul käeulatuses parasjagu on? Kas sa piirad ja keelad endale mingeid toite või püüad hoida tasakaalu? Mis sul toimub seal selles toidumaailmas? Mis roll on toidul sinu elus? Kas tema roll on anda energiat või lihtsalt tarbida? Kolmandaks, vesi. Kui rahul oled sa oma vee tarbimistega? Kui palju jood sa päevas puhast vett või naturaalsete lisanditega vett, olgu see naturaalne lisand, siis kurk, sidrun, mingid puuviljad, võib-olla mingi vitamiini segu. Aga ma ei mõtle selle all kindlasti mitte magusat suhkruvett või limonaadi, mida poest osta saab. Sest tead, mis need tegelikult ei kustuta janu. Ega sa tead, et kui sa juba tunned janu, siis su keha on tegelikult veepuuduses. Neljandaks, liikumine. Kui rahul oled sa oma liikumisharjumustega? Palju sirutad sa oma keha tööpäeva jooksul? Teed sa seda ikka? Palju sa käid jalutamas või teed trenni? Kas su keha saab mingisugustki koormust? Sa võiks päevas saada vähemalt 30 minutit sellist liikumist, kus tunned, et keha läheb soojaks ja hakkad kergelt higistama. Milline roll on liikumisel ja treeningul praegu sinu elus? 5. Loodus. Kui rahul oled sa looduses käimisega? Millal sa käisid viimati looduses? Kui sageli seda üldse juhtub? Kus sa käid? Mida sa sealt teed? Kui sa looduses käid, kas sa märkad ka seda, mis sinu ümber toimub? Loodus on alati hetkes ja selle vaatlemine aitab sinul tulla ka hetke. Ja tead, mis võlu veel looduses on? Loodus on alati ideaalne, nagu sinagi. 6. Hingamine. Kui palju tegeled sa teadliku hingamisega või pöörad üldse oma hingamisele tähelepanu päriselt? Hea hingamine käib läbi kõhu. Kui sa hingad ainult läbi rinna, siis kasutad sa vaid 20% oma kopsumahust. Kas sa hingad sügavalt või teed lühikesi hingetõmbeid ja hoiad oma keha hapnikuvaeguses? Kui sinu töö on palju rääkida, siis sa hingad vähem sisse, kui su keha tegelikult vajab. Ja pärast seda pead sa eriti teadlikult võtma tegelikult endale aega sügavaks hingamiseks.
Teed sa teadlikke pause, et lihtsalt hingata või käid lausa värskes õhus neid pause tegemas? Mitte ei veeda terveid päevi konditsioneeritud õhuga ruumis. Kas sa teed vahel ka sügavaid hingetõmbeid ja hingad kopsud täiesti tühjaks, et vana õhk eest ära saada ja uus peale saada? 7. Emotsionaalsed vajadused. Kui rahul oled sa oma emotsionaalsete vajadustega? Kas sul on kellegagi jagada oma mõtteid ja muresid ja rõõme? See võid olla ka sina ise. Kuidas on lood sinu turvatundega, lähedusvajadusega, puudutustega? Kas sa tunned ennast vajalikuna? Kas sa tunned ennast armastatuna teiste või enda poolt? Kas andmise ja võtmise vahel valitseb sinu elus tasakaal? Kuidas ja kas sa pakud üldse endale oma elus ka vaheldust? Kas sa annad endale võimalusi ja ruumi, et õppida ja kasvada inimesena? 8. Energia. See on vundamendi ratta jaoks ka üldnimetaja. Kui kõik muu on korras, siis sa tunned, et ka energia on väga hea ja toetav. Kui rahul oled sa täna oma energiaga? Kui palju on sinus jõudu, jaksu, sära? Kui kiirelt langetad sa otsuseid? Kas sa näed võimalusi ja lahendusi või otsid sa takistusi ja vabandusi? Kas sa lähed lennult kaasa uute ideede ja mõtetega? Enne tükk maad koguma. Kuidas tundub? Hinda iga vundamendi osa 1–10 punkti skaalal ja arvuta kokku, mis tuleb nende keskmine. Milline on sinu vundamendi keskmine täna? Kui sa said oma vundamendi hinnatud ja keskmise arvutatud, siis mida sa märkad? Mida sa märkad üldse vaadates ka neid hinnanguid, mida sa endale andnud oled praegu eri vundamendi osade all? Kas sa märkad seal mingisugust tasakaalu, mingeid mustreid? Võib-olla märkad, mis võiks olla teineteisest sõltuvuses, mis on üllatavalt madal või üllatavalt kõrge? Võib-olla sa märkad, et siit ma olen kompenseerinud seda sellega. Milline on sinu vundamendi üldine seis täna? Milline on sinu tänane energia ja tunnetus oma vaimse ja füüsilise tervise heaolust? Kui sa tunned ennast täna läbi põlenuna, siis vaata ausalt vastu oma vundamendi võttele. Kui mina töölt ära tulin ja pärast läbipõlemist ennast kokku lappima hakkasin, oli minu vundament 3 ringis. Vahel ma imestan, et kuidas ma sellise vundamendiga üldse nii edukalt suutsin tööd teha, sündmusi korraldada, olla klassijuhatajale toeks 170 õpilasele. Ma suutsin aidata neid nende muredes ja raskustes. Kuulasin nende rõõme ja rõõmustasin koos nendega. Suutsin teha tööd naeratades lahkuses, olles inimlik inimene. Tundub tegelikult natukene surreaalne sellise vundamendiga, nagu ta see hetk oli. Aga teate, kust tuli see erinevus? Ma suutsin seda olla ainult tööl olles. Väga suur erinevus. Ma seda ei pakkunud absoluutselt iseendale. Ma olin endaga väga nõudlik, väga kriitiline. Ma olin endaga täiesti halastamatu. Mu vaimne tervis oli kohutavas seisus. Aga seda muutust ma hakkasin looma läbi vundamendi. Ja kui ma siin juba endast rääkisin, siis ma võin öelda, et ega minu lähedastele, mu perele ka minust palju ei jäänud. Karm, aga tõsi, sest ma andsin kõik oma prioriteedile, milleks oli töö. Kui sina ka tunned ära, et sinu vundament on täna kehvas seisus või sa tunned ennast läbi põlenuna, siis tea, et sealt saab välja tulla. Oma vundamendi saab korda teha, olenemata sellest, milline see keskmine sul täna päriselt tuli. Ja kui sinu vundament on juba täna kõrge tulemusega, siis super. See näitab seda, et sa oled endaga head tööd teinud. See tähendab seda, et sa oled võtnud enda jaoks aega, pakkunud endale parimat tähelepanu. Ja see tähendab, et nüüd
tänu sellele videole sa oled veel teadlikum ja saad seda energiat oma ellu veel rohkem juurde tuua. Igaüks meist saab tõsta oma energia alati veel kõrgemale tasemele, pakkudes endale täielikku tuge, kuulates oma vajadusi. Ainuke asi, et sellist asja ei ole olemas, et ma ükskord teen oma vundamendi korda ja siis on igavesti kõik hästi. See on kahjuks ainult muinasjuttudes võimalik. Reaalsus on see, et vundamenti võiks jälgida kogu aeg. Mul on tavaliselt 2 hetke, kui ma oma vundamendile tähelepanu pööran. Ma vaatan sellele peale kas iga kuu alguses või lõpus ja ma võtan selle ette ka nendel hetkedel, kui ma taban ära, et midagi on valesti. Minu mõtted ei ole täna üldse õiged. Miskipärast kogu aeg tekivad sisse ainult mingid pahad tunded või kahtlused või mul on lihtsalt mingi seletamatu raskus või jõuetuse tunne. Siis kohe esimese asjana ma mõtlen sellele, mis seisus on minu vundament. Küsin endalt, mida ma olen jätnud endale pakkumata. Sest ma ju tean, et need mõtted ei kuulu mulle. Ja siis ma vaatan üle oma vundamendi. Ja ma leian tegelikult peaaegu alati konksu just sealt. Teine konks on veel. Need on emotsioonid võib-olla vahel lihtsalt. Mingi tunne, mis vajab vabastust. Aga ka see tunne jääb sageli meie sisse eelkõige sellepärast, et meie enda tass ei ole piisavalt täis, meie vundament on katmata. Tavaliselt on veel teine aspekt mis teeb minuga sama triki nagu vundamendi puudumine ja mõtted muutuvad täiesti enda vastu töötavaks. Sellisel juhul on see haigus või mingi valu. Kui kuskilt valutab, sul on palavik või halb olla, siis lihtsalt palun ära kuula neid mõtteid, mis su peas tekivad. Need ei ole sinu mõtted, need ei ole päris. Lase need mõtted lihtsalt kuskile tuulde minema. See on puhas enesesabotaaž, mis sealt tuleb. Laus vale. Kõik on vale. Nii et kui sa varem ei ole sellele tähelepanu pööranud, et mis tegelikult sinu sees toimub siis, kui su mõtted hakkavad seal mingit jama ajama, siis proovi, jälgi, küsitle, vaatle, mis on sul endale pakkuda. Hakka jälgima oma mõtteid ja kohe, kui näed, et midagi on valesti, siis uudista, mis on vundamendist jäänud katmata. Meie ülesanne on teada vundamendi tähtsust enda jaoks. Ja kui miski lonkab, siis tuvasta, mis on sul jäänud endale pakkumata ja tee algust selle osa toetamisega. Nüüd, kui vundamendi ratas on sul tegelikult vaadeldud, märkamised tehtud, hinnatud, keskmine on käes, siis mida sa arvad? Milline vundamendi osa on sinu elus kõige tähtsam? Millist vundamendi osa tõstes kasvaksid ka kõik teised? Jah, kui need tegelikult tegeleme nende vundamendi osadega, mis seal rattal on, siis me kasvatame oma elus kõike. Tõstes ühte, hakkavad ka teised osakesed kasvama. Minu jaoks näiteks number 1 on uni. Ja tegelikult tagasi ulatuvalt rääkides oma läbipõlemisest. Ma suutsin läbipõlenuna pakkuda nii head väärtust, ehk siis olla toeks ja olla hea töötaja eelkõige sellepärast, et ainuke, mis vundamendis peaaegu et hästi, peaaegu et väga hästi, ma ütleks, et hästi oli kaetud, oli uni. See oli ainus, millest ma ei olnud nõus loobuma. Uni on mulle alati tähtis olnud ja ma olen osanud seda rohkem väärtustada, aga muidugi nendel hetkedel, kui meie mõtted meie und täielikult mõjutavad, nendel hetkedel muidugi hakkas see ka veel lonkama ja seda raskem periood sellel hetkel oli. Ehk siis see oli see, mis hoidis mind pinnal ka sellel hetkel. Või rääkides unest, et kuidas praegu ta mind näiteks mõjutab, kui ma peaksin mitmed ööd magama kehvasti või valel ajal magama minema, midagi oma unerutiinidesse tugevalt muutma, siis ma olen täheldanud, et kui ma olengi halvasti maganud mõnda aega, siis ma muutun aeglasemaks. Mul hakkavad tekkima sisse igasugused kummalised vead. Kuna ma olen aeglasem, siis see tähendab ka seda, et mul jääb enda jaoks vähem aega, sest töö võtab siis rohkem aega. Ja esimesena lükkan ma tavaliselt välja kohe oma ajakavast treeningu ja liikumise. See tuleb kuidagi nii lihtsalt ja samas on see nii oluline viis, kuidas tuua oma ellu just energiat, sest liikumine
paneb meie kehas hormoonid niimoodi tööle ja et meil hakkavad tulema ideed, mõtted, loomingulisus. See on erilise mõjuga. Väljakutses on mul sellest nii palju infokilde, kuidas see sind mõjutab. Aga sealt läheb ju edasi. Kui ma olen väsinud, siis mu keha tahab ka rohkem suhkrut ja süsivesikuid. Ma hakkan tegema kohe nii valesid toiduvalikuid, sest ma haaran kohe selle järgi, mis on pigem käeulatuses, kui et see, mis loob mulle kergust ja energiat. See tähendab ka seda, et kui ma söön rasket ja magusat toitu, kaloririkast toitu, siis ma loon endale päriselt ka raskustunnet ja ma muutun uniseks. Kas sa oled kogenud pärast lõunapausi unisust? Vist kõik oleme. No nii. Ja nüüd, kui ma veel järgmiseks hakkan mõtlema, et kui ma tunnen ennast juba nii halvasti kõikide nende teiste mõjutustega, siis ma hakkan juba mõtlema, et milleks ma lähen sinna sõbrannadega välja rääkima, mida mul on neile pakkuda. Ma hakkan seal jälle ju rääkima, kui raske on mu elu. Ma ei taha neile rääkida, kui raske on. Sest tegelikult see ei ole ju kogu aeg üldsegi nii ja nii edasi ja nii edasi. Ma hakkan ennast saboteerima, ma keelan nendele ka emotsionaalsete vajaduste katmise. Rääkimata sellest, et kui me oleme vähem maganud, ei liigu piisavalt, me sööme rasket toitu ja me oleme emotsionaalselt mõjutatud, siis meie hingamine on ju oluliselt kiirem. Meie süda saab tohutu koormuse. Meie hingamine ei ole siis piisavalt sügav ega teadlik. Meie pulss on kõrge ja see on järjekordne laks energia tasemele. Ja meie energia lihtsalt langeb iga selle mõjutusega järjest veel enam. Ja me sattume sellisesse vastikusse pusasse, kust on nii raske välja tulla, sest sellest välja tulemiseks ma peaksin vastupidi hakkama valima paremat toitu, minema liikuma, rääkima sõbrannadele ennast tühjaks, on ju, et sellest surnust ringist välja saada. Ja seetõttu sageli hakatakse hoopiski ennast süüdistama ja jäädakse sinna lõksu. Näete, mida tegi näiteks minu näites see, kui uni on pikemat aega kehv. Ja kui ma seda teadlikult ei hakka muutma. Päris õudne tegelikult, eks, mida me oleme suuteline ise endale tegema. Kui ma käin koolitustel kõnelemas või olen seda väljakutset ju varem ka 3 korda läbi viinud, siis väljakutset nimega mina ise olengi enda vundament, kus me hindamegi enda vundamenti või enesekindluse väljakutse, mis praegu ka käimas on. Kui me hindame seal oma vundamenti, siis vahel on lihtsalt hämmastav, kuhu maani me vahel lubame enda vundamendil langeda sellega, et me ei raatsi endale võtta oma aega ja täita oma tassi. Sest me oleme nii ametis sellega, et täita kõikide teiste tassid. Reaalsus on aga see, et kui ma täidan enda tassi kõigepealt, siis ma saan täita ka teiste tasse. Lennukis ma panen ju ka hingamismaski kõigepealt endale ja siis saan ma aidata teisi. Sest kui ma panen hingamismaski teisele, siis ma ennast enam aidata ei saa. On loogiline ju tegelikult, eks? Märka, see on võluvõti sinu hea energia ja toetavate mõteteni. Nii et kui sina täna veel ei tea, milline vundamendi osa on täna sinu jaoks kõige mõjutavam, siis see on okei. Vaatle, märka oma mõtteid, märka oma vundamenti, loo seoseid. Kui selle leiad, siis mõtle, mida sa saad selle vundamendi osa tõstmiseks juba täna teha, et ennast paremini toetada. Pane kirja vähemalt 3 võimalust ja võta neist 1, mille sa võtad just täna juba kasutusse. Ja pane neid võimalusi vastavalt oma ressurssidele kirja. Kõik on sinu kätes. Toeta ennast. Vii oma vundament teisele tasemele. Alguses oli juttu harjumusest, et korduvate harjumustega kujundad sa oma elu. Siinkohal tahan ma sulle kohe ka öelda seda, et mis on tekitatud korduste teel, seda kõike saab muuta korduste teel. Ehk kui ühel hetkel otsustad, et sa tahad hakata midagi tegema teistmoodi, siis see tuleb lihtsalt uue harjumusega üle kirjutada. Kui me reageerime uutmoodi, kui me teeme uusi valikuid, siis meie ajus toimub uute neuronühenduste loomine. Uute tegevuste kordumisel meie vanad ühendused ja käitumismustrid lagunevad. Kui sa oled kunagi teinud sporti või tantsinud, siis sa tead täpselt, mida ma sulle praegu räägin. Uue füüsilise liigutuse õppimine võtab aega ja on alguses ebamugav. Aga hiljem muutub see niivõrd automaatseks, nii loomulikuks. Oma käitumise mõttemustrid on võimalik muuta ja nendega on täpselt samamoodi. Alguses on ebamugav ja hiljem sa teed automaatselt kõike samamoodi.
kordad neid. Kui on tahe ja kui on tehtud otsus, siis on kõik võimalik. Kõike saab muuta ja reaalsus on see, et meie elu ongi alati muutuses. Me ei ole mitte kunagi täna need, kes me olime eile, homme need, kes me olime tänad. Mitte miski meie elus ei ole täielikult püsiv ja jääb, kõik on alati muutuses. Ära karda muutust, sest muutused toovad meie ellu värskust, uusi mõtteid, lahendusi, uusi märkamisi, uusi inimesi. See rikastab sind. Kindlasti on sul olnud elus olukordi, kus sa teed ühe valiku, teed samme selles suunas ja järsku märkad, et sinu eesmärk muutub. On sul niimoodi juhtunud? Sa tahad hoopiski midagi muud ja see eelmine valik ei tundu enam üldse sina ise. See on täiega okei. Sest selles protsessis sa kogusid nii palju uut infot ja kogemusi, sa hakkasid nägema uusi võimalusi ja valikuid, mis juhtisid su teisele teele. See on väga loomulik osa elust. Sa ei pea hambad ristis minema oma eelmise valiku suunas, kui ahvatlev on hoopiski midagi muud. Sina, kallis, oledki enda vundament. Ainult sina ise tead, mida sa vajad, ainult sina ise tead päriselt, mida sa tunned ja saad märgata, millest on sul puudu. Paku endale seda, mida sa vajad. Ära oota seda kelleltki teiselt. Kas sa oled märganud, et maailm on justkui peegel? Täpselt nii, nagu sa väärtustad ennast, väärtustavad sind ka teised. Nii nagu kohtled sina ennast, lubad sa kohelda ka teistel ennast. Kelle lubadusi täidad sina kõigepealt? Kas enda lubadusi või teiste lubadusi? Ja kui sa arvad, et enda lubaduste täitmine on egoistlik, siis ei. Egoism ei ole see, kui sa pakud endale seda, mida sina vajad. Egoism on see, kui sa käsid teistel pakkuda endale seda, mida sina tahad. See on minu jaoks nii kirglik teema, et ma võiks neist rääkida tunde ja tunde. See on minu elu nii palju muutnud. Ja see kõik algas lihtsalt sellest, et ma märkasin ja ma otsustasin. Ma otsustasin täita iseenda vajadusi. Ise, mitte oodata, et keegi teine täidab minu vajadused. Kuidas ma leidsin selleks aega? Ma lihtsalt võtsin selle aja. Meil on tegelikult alati neid hetki, kus me saame võtta selle aja. Ja kas sa tead, muutused ei pea alati hakkama sellest, et ma võtan kõik vundamendi osad korraga enda ellu, rakendan uusi harjumusi. Ei pea. Üks korraga ja me saame edasi sealt, kus me täna oleme. Me loome tasapisi muutusi, mis viivad meid suurte, uute tulemusteni. Kui see teema sind kõnetab, siis 14. novembril algab 21-päevane väljakutse Mina ise olengi enda vundament, kus ma räägin teema kaupa lahti, kuidas need vundamendi osad meid tegelikult mõjutavad ja miks see nii on, et nad meid niimoodi mõjutavad. Ma toetan materjaliga teaduspõhistele uuringutele ja annan palju soovitusi, kuidas seda kõike muutma hakata. Ja aitan sul luua kergusega muutusi nii, et need saaksid uueks rutiiniks ja osaks sinust pikaks ajaks. Mitte ainult selle väljakutse ajaks. Väljakutse toimub 21 päeva, see on 3 nädalat. See on miinimumaeg, et luua endas uusi harjumusi, et need mõtted ja harjumused hakkaksid saama sinule omaseks. Ma aitan sul luua muutusi nii, et need on sulle jõukohased ja nii, et need on loodavad kergusega ja jäävad sinu ellu ka pärast väljakutset. Ma aitan sul leida endas ressursse ja luua oma ellu tasakaalu, et sinu elu ei oleks ainult üks lõputu töö ja teistele endast äraandmine. Pakkudes esmalt endale seda, mida me vajame ja muutes oma mõttemustreid, kusjuures väljakutse me käsitleme vähemalt 17 mõtteviisi teemat, mis aitavad sul luua endast selgust, luua enesekindlust ja edumeelsust. Videote sisu on väga praktiline. Videotes on sulle palju harjutusi ja võimalusi, kuidas jõuda oma parima energiani ja tugeva vundamendini. Ma olen iga väljakutsega, iga kord jälle edasi arendanud seda sisu ja tööraamatut, mida ma sinuga selles väljakutses jagan. See on tohutult väärtust loov. Väljakutse toimub kinnises Facebooki grupis
Igal hommikul potsatab gruppi uus video, mille kõrvale on loodud sulle tõesti siis toetav coachi tööraamat, mis on eriline, mis aitab kuulatud info enda jaoks mõtestada ja oma ressursside võimaluste põhiselt oma ellu rakendada. Sisuliselt on see töövihik sulle nagu coach. Ma asendasin iseenda coachiga, kes tuleb sulle koju ja aitab sul jõukohaselt need mõtted oma ellu luua. Videosid on väljakutses kokku 15. Ma saadan esmaspäevast kuni reedeni sulle video ja need on vaadatavad sulle sobival ajal. Nii nagu sina ise soovid, mis kellaajal ise soovid, kus soovid, kuidas soovid. Ja miks mitte jalutamise ajal. Täpselt nii nagu sulle sobib. Mul on hästi palju olnud osalejaid, kes ütlevad, et nad kuulevad selle video ära juba hommikul tööle sõites ja siis, kui koju tulevad, siis neil on vahepeal see mõte käinud selle videoga kaasa ka päeva jooksul ja märkamisi tekkinud ja siis õhtul alles täidavad tööraamatut, et hästi mitmed on kuidagi välja toonud, et neil sobib niimoodi hästi, aga sina leia see viis, kuidas sulle kõige parem on. Ja laupäevad ja pühapäevad olen ma väljakutses jätnud sulle vabaks selleks, et sa saaksid ka puhata, mõtiskleda, et see info jõuaks kinnistuda. Ja loomulikult see aeg on võimalik ka selleks, et kui oli mõni päev, kui sa ei saanud videosid kaasa teha ja tööraamatut kaasa teha, siis sa saad nädalavahetustel järgi teha. Selline puhveraeg sulle siis ka ühtlasi. Ja videomaterjal on sulle kättesaadav ka kuni 2 nädalat pärast väljakutse lõppu. Et kui sul tekkis mingeid küsimusi või sa tahad midagi üle vaadata, ümber mõtestada või siis midagi tugevamat juurutada, siis sa saad seda veel 2 nädala jooksul pärast väljakutse lõppu teha. Ehk siis väljakutse kestab 3 nädalat ja videod on sulle avatud 5 nädalat. Väljakutsel on käinud tegelikult väga erinevaid osalejaid. Osa on tulnud väga madala keskmise vundamendi seisuga ja mõned on tulnud väga kõrge tulemusega. Igaüks on leidnud siit midagi ja tegelikult isegi väga palju. Kõige ägedam on see, et isegi kui keskenduda vaid 1 või 2 vundamendi osale, siis see hakkab kasvatama ka teistes vundamendi osades tulemusi. Sest ma ei räägi sulle seal ainult 8 vundamendi osast. Meil on ju 15 videot, eks, mitte 8. Ma loon seal sellist väärtust, mis aitab sul iseennast toetama hakata. Enda energiat toetama hakata. Enda väärtust toetama hakata. Iseennast looma hakata. Ja väärtus kasvab tõesti ka siis, kui sa lood vaid juba osaliselt seda sisu endast läbi. Muutes ühte vundamendi osa, kasvavad kõik. Sinu elu, sinu heaolu, sinu energia, sinu mõtted on sinu kätes. Ära lase sind piiravatel mõtetel juhtida oma elu. Võta ohjad enda kätte. Juhi ise oma mõtteid ja oma elu. Loo see elu, mida sa väärid ja millest sa unistad. Sa oled seda väärt. Juba täna, kui sul on julgust alustada, siis on sul julgust õnnestuda. Luues samm-sammult tasapisi neid muutusi. Ei ole võimalik, et sa ei saavuta edu. Edu saadab sind igal juhul. Ma luban sulle seda. Sa oled vägev. Muutes oma mõtteid, muudad sa oma elu. Vundamendiga töötades leiad üles oma sära ja energia. Hakkad ennast ja oma aega väärtustama. Lood aluse saavutamaks enesekindlust ja tegemaks samme oma eesmärkide ja unistuste suunas. Kõik, mida sa suudad endale ette kujutada, see kõik on tegelikult võimalik. Täistassiga lood sa kordades rohkem ja tulemuslikumat väärtust. Sina ise oledki enda vundament. Imeline. Ma loodan, et sa said siit tohutut väärtust ja ma loodan, et me kohtume peagi selles vägevas väljakutses. Mina ise olengi enda vundament, mis algab õige pea. Tšau!